Tervist, täna on 5. aprill, õues on jube halb ilm, aga üleeile alustasin filmimist sellest, kuidas Hatcherit edasi ehitasin, nii et vaatame selle video ära, kuidas me lõpuks Hatcheri valmis saime ja muidugi ma võin teile natukene näidata korraks siia, ta on siin minu taga, töötab ja seal sees on ka juba üllatus, nii et vaadake kindlasti video lõpuni, siis näete ka, kas Hatcher töötas või mitte. Enne kui ma selle nüüd püsti tõstan, meie Hatcheri ma näitan teile, kuhu ma olen jõudnud, et ühendasin nüüd selle temperatuurikontrolli siis ära ühesõnaga niimoodi, et siit tuleb siis vool välja, siit läheb vool sisse. See, kust vool sisse tuleb, see on siin ühendusin siin ääre all, ilusti klambriga keerasin kokku ja siis panin teibi peale igaks juhuks. Ja see tuleb siis siit külje pealt välja, kui ma panen pistik otsa lihtsalt. Aga, ja teine siis, kust tuleb siis, mida ta siis nagu kontrollib, ühendasin samamoodi ära ja panin siit alt klambritega kinni see arudoosist jagasin siis juhtme 2 ja sisse tuleb siis 8 jagatud juhe ehk siis 2 soklit tuleb sinna otsa, mis hakkab meile siis sooja tegema, kus pirnid lähevad ja panin ventika kinni kruvidega ja juhtme külge õigem selle lõijuhe küljes, see läks lihtsalt samast august välja ja teisele ventikale kasutan ära siis külmkapi vanu juhtmeid, kus oli kohe see klamber otsas, kinnitasin need ära ja vedasin välja sellest samast august, mis on seal, nii et ei pidanud uusi auke ka puurima. Nii et kasutame jõuliselt palju ära vanu juhtmeid, mis meil siin on ja kõike, mis siin oli. Nii, ma tõstan nüüd selle külmkapi püsti, see sama euroaluse peale siia, loodan, kõik läheb hästi ja vaatame edasi. Siis ühendame ventikad ära. Enam ta ei ole üldse raske. Ja tada! Jumal lahe. See klaasuks on raske, nii et ma vaatama, et võib-olla peab ta põranda kinni kruvidega panema või kui sile ta põranda peal on, et kas ta kuidagi tahab ümber minna või mitte. Kui tahab ümber minna, siis laseme ta lihtsalt klambriga seina külge, ma arvan. Nii, tagant näeme külmkapp välja siis selline, et siit tuleb üks ventikajuhe, see mis on üleval ja teine on seal all. Nüüd ühendame need omavahel, siis arudoosi paneme siia, ühendame need kokku ja paneme siia ka siis voolukaabli järgi, et siis saame ühe pistikuga pandud ventikad ka tööle. Näitan teile nüüd enne, kui ma selle karbi kinni keeran, et siis ühendatud on 1, 2 ja 3. juhe on siis pistik on ju, kuna siin ei tule üldse suurt pinget, see on ainult ventikad, siis panin täiesti tavalise pistiku peenema juhtmega. Nüüd panen selle karbi kinni ja see jääbki siia taha, et siit läheb see alumisse ventikasse ja siit läheb siis sinna ülemisse ventikasse. Ja kinni ta lähebki. Topime karbi peale. Kruvi. Terava noaga tööd tehes peab olema ettevaatlik. Ma lõikasin näppu, nüüd tõmbasin teibi peale, et verd ei voolaks igale poole. Nii, ja kinni ta ongi. Davai, proovime paneme ventikale korraks voolu järgi ka, vaatame, kas töötab. Nii, pistame voolu võrku korra. Tada! Ja ventikad töötavad üliägedalt. Ja tegelikult on üllatult vaikne, üleval ka, kohe võtame klaasi eest ära, siis ei ole peegeldust. Nii. See puhub hästi kohe. Näidab, tunnete, ma ei tea, kas mikrofon võtab üles selle tuule. Ja siis seal on teine ventikas. Et ventikad töötavad nagu buena värk. Poolsed tehtud. Ühendasin siis pealiinile, mis läheb siit sisse, ka voolu järgi ja saime oma termostaadi tööle. 5,6 kraadi näitab, et on meil õues, praegu see temperatuuriandur on siis seal sees ja seal on juhtme otsad, mis siis annaksid meile voolu nüüd, kui meid katsuks, aga ärge katsugesi neid, et sinna tuleb soklid otsa panna siis. Et kui me saame sinna soklid otsa nüüd, siis põhimõtteliselt ongi olemas, siis paneme siia alla veevanni lihtsalt, veevanni, soklid lähevad sinna seina peale kinni ja vendika tööle ja peaks siis hakkama toimima, kui vähegi temperatuuri see termostaat töötab korrektselt. Ja seda siis näeme juba tulevikus. Aga neid sokleid mul vist hetkel ei ole. Sinna tuleb panna siis portselanist soklid ja ma tahan neid, mis käivad siis sinna taha seina peale. Ma saan lasta nad raamiga kinni. Ma lähen sobran kuurides, aga ma arvan, et mul ei ole neid. Et siis sellega peame ootama kuni järgmise nädala alguseni.
kes otsib, see leiab. Üks sokkel on paigas ja panen teise ka. See teine sokkel peab minema kasutatud, üks oli uus, täpselt samasugune, see on natuke roostes, aga sellest ei ole hullu midagi. Ja leiutan siis selle seinalgi niimoodi, et siin on all taga augud. Seestpoolt panen kruvi läbi, panen siia kummimuffi vahele igaks juhuks, et ta ei tekiks mingit ühenduse kohta, et juhe ei saaks minna kindlasti vastu seda alumiiniumist kelet, mis sellel külmkapil on. Panen kummimuffi siia vahele ja need ma lõikasin siis samast külmkapi kummimuffidest, mis olid pikad, lõikasin noaga tüki välja siit lihtsalt ja panen see siia taha. Ühendan ära, panen see taha, kruvid läbi ja seina külge. Ma ei tea, nurk on tõenäoliselt paha, kas saab näidata midagi, aga saab samamoodi nagu teine. Läheb juhe siia. Nagu ikka soklit ühendate, see ei ole midagi erilist. Peas, et juhtme korralikult kinni keerate. Vanal soklil on see muidugi tüütum. Uuel käivad kruvid paremini. Ja läheb kinni. Et see sama sokkel on ühest vanast kanatraktorist. Mitte kanatraktorist, kunstkanast. Sõnadega tassimine on õhtu käes juba. Ja õues on päris täna sükene ebameeldiv tuul. Külm on. Aga muidu pole hullu midagi, kevad tuleb. Konnad on tiigis juba tagasi. Nii, väännan juhtmed siia vahele. Panen kummi siia vahele. Ja siis läheb kruvi. Hea on, kui saab ühe kruvi täiesti lõpuni ära lasta. Otsime koha. Natuke kõrgemale. Põhimõtteliselt sama kaugust teine, aga teisel pool lihtsalt. Üks ja kaks. Nii, ja ongi olemas. Ma ei hakka isegi lühemaks tegema neid juhtmeid siit, et las ta jääb natuke üle. Pole sellest midagi. Ja nüüd on ainult jääb üle tegelikult pirnid sisse keerata ja katsetada. Ei saa siis midagi. Keerame pirnid sisse, vaatan, kas põlevad. Need on 60 vatised, mul suuremaid kodus pole lihtsalt. Tegelikult 60 vatti peaks, ehk siis on kokku 2 sükki. 120 vatti peaks suutma tegelikult selle kütta soojaks küll, aga lihtsalt suht pika peale. Et mida võimsad pirnid paned, see kiirem ta soojaks kütab selle. Muidugi esimene kord kütab kõige kauem ja sealt edasi juba vähem. Selles, et see on seinad soojad asjad. Kõigepealt vaatame, kas pirnid hakkavad üldse põlema. Nii, tööhetk siis. 1 ja 2 ja 3. Haa. Ei põle testugi. Kuskil on mingi kala sees. Nikerdasin, mis ma nikerdasin. Mõtlesin, et ma ei ole ju midagi teinud valesti ka, et miks nüüd põlema ei hakka. Et teoreetiliselt, olen ju neid ennegi teinud ja tean, et ma ei ole... Et midagi nagu ei saa olla valesti. Võtsin lahti siis... Oota, ma kohe näitan. Esimene mõte kohe oli see, et meie odav andur ehk siis termostaat ei tööta ja isegi vaatasin ühendused üle, mis on siin. Need on lihtsalt teibi all praegu, et tegelikult siin all on ilusti ühendusklambrides, aga ma teipisin need igaks üle, et kuna ma vahepeal ikkagi veega mängin ka siin selle pesu juures, et siis tõmbasin teibi peale lihtsalt niisugust lopa-lopa ja ühendus oli korralik ja ei saanud aru, mis värk on. Kuniks ma võtsin lahti oma enda ühendatud arvudoosi ja lollist ja olin kuidagi vajutanud ühe juhtme välja sellest. Ühesõnaga tegelikult oli point selles, et ühendusklamber oli sükene vigane, et see ei võtnudki kinni üks ja see oli uuesti välja tulnud, vahetasin selle ära ja üllatus,
lükkame voolud järgi ja vaatame, mis ta teeb. Tegelikult külmkapis on päiksega liiga soe, ta ei lähe põlema. Appi. Tegelikult ta töötab, vaata ma näitan. Laseme külmahu sisse. Ventikad töötavad, aga päike on juba nii soe, et läbi klaasi lihtsalt läheb nii soojaks sees juba, et lastele natuke jahutab. Ja seadistasin siis selle niimoodi, et ta hakkab tööle 36 kraadi peal ja lülitab välja 37 peal, sest see tuleb hatcher ja see tuleb teha natuke madalama temperatuuriga kui inkubaator. Nii 37,7, 37,1. Nii vaatame kohe, kui ta läheb 30, nägite 36 peale ja pirnid põlevad. Et tegelikult ikkagi töötab, mis on puhas lust. Ei olnud valesti midagi, kõik töötab ja lihtsalt oli ühendus lahti tulnud ja teate, ma jõudsin korraks juba tuust jumal ära minna, aga siis mõtlesin, et tegelikult on kõik ju loogiline, midagi ei saa valesti olla ja nüüd on kõik ühendatud ja tegelikult on ta valmis. Riiulid sisse ja viime sinna inkubeerimisruumi. Kui kes tahaks midagi ilusat teha kindlasti, võiks siia ette panna mingi plaadi või midagi, et paneks ära need juhtmepuntrad siin. Vabandan valguse pärast, sest täna on väga päikseline ilm ja siis ta pimedaid kohti ei valgusta niimoodi ära, et kontrast tekib nii tugev. Aga kes tahab, paneks siia ette plaadi, aga minul on ta puhtalt praktiline asi, nii et mul ei ole vaja seda plaati siin ette ja mulle isegi meeldib, et ma neid juhtmeid näen, et ma saan vajadusel midagi ümber teha. Ja siit tulevad välja siis 3 juhet. Üks on siis see sama toide, mis toidab pirne, ventikad ja 3. juhe on siin maas praegu ja see on siis meie see valgustus, me panime selle külje peale filmimisvalgus. Kõik on eraldi juhtmetega, mis on ka minu jaoks väga hea, et ma ei pea neid kõiki vooluvõrgus hoidma. Ja siin on siis meie see digitaalne andur, mis tegelikult isegi töötab. Ja praegu kui ta temperatuuri ka ei valeta, siis on igati äge. Kui vaata, kui valetab, siis paneme seadistame ta ümber lihtsalt. Ja seda seadistada oli ülilihtne. Et kui te tahate seda, et kus kohast ta tööle hakkab, hoiate all lihtsalt seda nuppu ja vaata kraadi paika ja sealt, kus ta välja lülitab, hoiate seda nuppu all ja panete lihtsalt paika ja ongi kõik. Ja kui tahate teha see algseadeid uuesti, siis hoiate 2 nuppu korraga all ja ongi olemas. Et ülilihtne, no ongi, ta on lihtsalt nii lihtne. Selles mõttes, kui ta töötab ka kõik korrektselt, siis on kõik hästi. Vaatame, anname talle paar päeva aega töötamise juures ka. Ainuke asi, mida me peame veel möödma, on siis õhuniiskus siin sees. Nägite, lülitas välja, jumalage. Ja lülitas välja siis täpselt 37 peale, nagu tahtsime. Nii äge. Nii, järjekordne taaskasutus, katkine külmkapp. Kasutasime seest ära isegi juhtmed, ventikad, kasutame ära riiulid, kasutame ära kõik, mis saab. Anname uue elu sellele ja siin sees hakkavad koorma tibud, mis võiks olla parem tegelikult. Jumala lahe, mulle väga meeldib. See on valmis, õhtul vean selle inkubeerimisruumi. Praegu lasen tal siin natukene kuivada veel. Ja siis juba järgmine kord äkki näeme, kuidas kooruvad tibud siin sees. Aine? Tegelikult ma peaksin täna panema ühed võtid juba koorma. Ma vaatan, äkki ma saan selle juba panna töösse järgmiseks videoks. Ja tada! Siin ta on. Natuke tuleks muidugi klaasi pesta veel, see töökäigus natukene muidugi määrdus. See pole üldse küsimus. Point on selles, et kapp töötab tegelikult seest jumala soe. Klaas isegi ei ole soe, et ei lase üldse sooja läbi. Tuli läheb põlema. Teil on nüüd kõik pime ja nüüd ma toon teid kohe lähemal ja näitan lähemalt ka. Temperatuuri andur töötab väga hästi, hästi tundlik on, väga äge. Ma olen väga rahul sellega peale selle, et üks kriips seal ei toimi ja tegelikult 36,4, mitte 35,4 nagu teie tundub. Aga see pole midagi, ma tean, et see ei tööta selles mõttes ja ma saan seda mudida. Praegu siis, kui ma panin, sättisin siis meie hatcheri 36 hakkavad pirnid põlema, hakkab soojenema, läheb 37 ja hakkab vaikselt jahtuma. Et seal vahel ma kavatsen seda hoida, sest inkubaatoris on natuke kõrgem temperatuur ja hatchimise jaoks, kuna tibud tekitavad juba ise sooja, siis ma lasin temperatuuri alati natuke alla, nii et siin ongi natuke madalam temperatuur kui inkubaatoris. Panin siia alla sellise suures vanni veega, ehk siis õhuniiskust kõrgeks ajada, sest õhuniiskus peaks olema koormise ajal suurem kui on inkubaatoris ja siia läks terve ämbri täis vett sisse, see on päris suur vann siin all, et läheks ka teine ämbri täis tõenäoliselt. Seal on siis meie pirnid, nagu me need sinna panime, mis tekitavad sooja ja kartsin alguses, et äkki 60 vatsid pirnid on vähe, ei ole üldse vähe.
soojenes umbes pool tundi, terve see kupatus soojaks ja nüüd, kui ta on soe, siis ütleme nii, et umbes 30 sekundiga suudab ta tõsta 36-37 kraadini selle, et see on päris hea näitaja. On riiulid sees, täpselt need samad riiulid, mis siin olid enne, keerasin see teistpidi, et ei oleks see Coca-Cola kirja siin ees kohe. Ja mul on siin sees praegu täiesti siuksed mitte elektroonilised termomeetrid, et näha, kui ühtlane. Üks on siin keskel, alumise riiuli peal, üks on ülemise riiuli peal. Ja siin on siis see digitaalne andur ja need on täiesti ühes temperatuuris üleni kõik. Nii et see tähendab seda, et Hatcheris on temperatuur täiesti ühtlane ja ka selle sama anduri temperatuur seal all klapib siis nende samade termomeetritega, et selles mõttes on äge, üliäge. Nüüd on riiulid sees ja siia riiulite peal lähevad siis tibud kooruma kastidega, karpidega. Ideaalis ma tahaks plastkaste, millel on küljed, siuksed plastikvõre, pealt lahti ja põhi on siis ühes tükis niimoodi oleks võre. Aga kuna mul veel neid ei ole, siis täna läheb sinna seesama plastkarp, mida poes näete igal pool. Siukene lihtne kast. Ainuke asi on see, mis mulle ei meeldi selle juures. Muidugi temperatuur on parem, kui ta on aukudega alt, aga siis hakkab see sodi, kooretükid asjad läbi vajuma siit ja lähevad sinna vanni ja igale poole vendikade peale. Et seda ära hoida, siis edaspidi ma tahan endale kuskilt Jyskist või kuskilt iganes osta karbid, mis on samamoodi külje pealt lahtised võrega, aga põhi on kinni ja ma tean, et ma neid varem ostnud ka, et neid on. Et siis saame panna need ilusti siia sisse, sodi jääb siia sisse, õhk käib ilusti läbi. Tõenäoliselt ma panengi niimoodi väiksemad karbid, et on 2 tükki maks 1 korruse peale. Siis saab kõdileid mune sorteerida, jaotada, kõik siukene asi ka. Et üliäge. Aga täna peab siia sisse panema kooruma juba esimesed võtimunad, nii et äge, üliäge. Mul on hea meel, et see töötab niukese kapile. Ja nii, kohe temperatuur peaks jõudma selleni, et hakkab uuesti, paneb pirnid põlema. Ootab ilusti selle hetke ära, siis ma näitan teile ka, kuidas ta ilusti tööl läheb. Et 0,1 kraadi peab veel langema, siis lähevad pirnid tööle seal taga. Et ootame selle ilusti ära. Ja mul on ülihea meel, et ma ikkagi tegin selle, nägite, tada ja läksidki. Eks ole, klõps käib ära ja lähevad pirnid põlema. Nüüd umbes 30 sekundiga tõstab temperatuuri juba 37 kraadini uuesti ja lülitab pirnid välja. Aga mul on ülihea meel, et ma jätsin selle valgustoru siia sisse, panin uue pirni, uue voolualandi, et nüüd me saamegi filmida. Nüüd me saame filmida kõiki seda koormust vaadake hästi. Valgus on sees, olenemata sellest, kas seal all on pirnid või mitte. Et valgus on kogu aeg olemas ja me saame siin hakata igast ägedaid asju tegema. Mis te arvad sellest, kui mingi päev teeks, mitte mingi päev või mingi kord, paneks kas või siia GoPro või telefoni filmima ja teeks YouTube'is laivi, kuidas tibud kooruvad, siis saate kogu vaadata ja jälgida täpse koorumise protsessi, et see oleks ka lahe, ma arvan. Nii, lappisin nüüd uued Mansuuria võtimunad siis siia peale. Panin alla ühe vana köögirätiku lihtsalt, et see sodi läbi kukuks, et seda nunnum saavad rätikute peal kooruda. Et ma proovin, kuidas see kast siia vahele mahub nüüd siis. Ehk mahub ilusti. Et riiulid on kõik liigutatavad. Selle mõttes ei ole hullu. Nägite, et tuli läks kohe põlemas, temperatuur langes. Panengi nad sinna keskele ja äge. Nii et hoiame pöialt, et kõik on hästi ja et koorub ka midagi. Sest nendest võttidest ma tegelikult ei tea midagi, sest need on esimesed munad nendelt võttidelt ja eks me näeme, mis sealt tuleb. Tänane esmaspäev, ehk siis 2 päeva on möödas sellest, kui ma tõin selle Hatcheri õhtul siia sisse ja ma ei tea, kas seda valmis, aga midagi ülinunnut. Kas te näete, kes kooruvad? Ülilahe. Vaadake, osad on märjad alles, osad on juba natuke rohkem kuivanud. Vaatan, et nad kuivavad päris pika peale siin. See tähendab seda, et õhuniiskus on päris hea. Ja tundub, et kooruvus on üllatavalt positiivne, hakkavad kooruma ilusti, siin koorub veel neid. Ja no, mis võiks olla parem? Nüüd ma saan teile esimest korda filmida, näidata teile, kuidas koorumisprotsess on. Tulevikus panemegi reaalselt kaamera niimoodi, et algusest peale näete, kuidas kooruvad. Aga täna hommikune üllatus on see tõesti, et nad juba kooruvad siin ja nii äge. Mul on hea meel, et ma saan teile näidata seda.
Mis teie arvate? On ju äge? Need on nüüd Mansuuria võtid. Puhtatõulised Mansuuriakad. Nendelt linduvalt esimesed munad, mis ma olen korjanud, mis ma tõin endale juurde, 10 lindu. Et tundub, et kukk teeb ikka tööd. Nüüd meil on Mansuuria võtte 2 erinevast verelinist, see on nii äge. Vaadake, niimoodi nad siis kooruvad. Ja siin on siis need paaripäevased seladon võtid, kes on igati agarad. Toimetad ringi ja siis näete, vaata nukene. Ma tean, et valgus on halb, sellepärast, et pirnid on nii heledad, need soojenduspirnid, aga on näha, kuidas võtt kui kiiresti areneb. Need on nüüd need, kes on paar päeva vanad ja vaadake, kui väetid tundusid need, kes just kooruvad. Ja siin on ühed pärlikad ja siin on Mansuuria omasid ka. Näete, magavad seal rahulikult. Et siin on juba suuremad võtid. Ja varasemalt me ju lasime hatchida kõikidel siin samas ümber ehitatud inkubaatoris. Ja siin sees on praegu pardimunad. Vaadake, seal üks part juba paistab nii nunnu, aga vaadake, kui halb on näidata teile, te ei saa aru midagi siit suuresti, te ei näe midagi ilusat. Aga kui me edaspidi oleme pardimunad kooruma siia, siis me saame vaadata ka, kuidas pardimunad kooruvad. Ja vaadake, kui ilus, hoopis teine asi on ja. Nii et edaspidi lähevad pardimunad ka kooruma siia. Siis me juba näeme hoopis paremini. Aga koorumis on palju, võtid ja ka pardid. Ja muidugi ideaalis ma tahaks tulevikus hoida tibud ja inkubaatorid, hatcherid kõik eraldi. Et inkubaatorid, hatcherid ühes ruumis, tibud teises ruumis, sest tibud tekitavad meeletut tolmu. Just oma sööda pärast, sest sööd on hästi peen ja nad tuhitsevad ja möllavad sellega, tekitab tolmu ja see teeb ka muidugi inkubaatori tolmuseks, hatcheri tolmuseks ja peab koristama hästi veel rohkem neid. Aga sellest ei ole mitte midagi praegu seisuga, sest lihtsalt kõik korraga ei saa, aga tulevikus ikka saab. Nii et sellised lood. Hatcher on valmis, tibud juba kooruvad sees. Ma loodan, et teile meeldis. Loodan, et midagi oli õpetlikku. Kui on küsimusi, kirjutage, küsige. Proovin vastata nii hästi kui oskan. Samas täna saab õus vihma, nii et olen siin toas. Olge tõblid, share'ge, like'ige, jagage ja näeme kindlasti järgmine video. Tšau! Oh.